No nii olen kalal. Mul on see kasuisa discgolfi otsimise pulk, midagi taskulamp otsas veekindel. Ma vaatan, kas ma leian sõbra landi sealt, sest see oli sõbra oma. Aga ma arvan, et ma ei leia, sest seal on väga mudane. Nagu väga mudane ja sellel taskulamp on suht tugev, aga sellel patakad on suht tühjad. Lähen kohe vaatan siia uuesti ise. Filmin ka sinna kohe. Ma arvan, et järgmine klipp ongi siis, kui ma seal asju otsin. Kalapüüki hakkan ka varsti tegema. No nii, mul üks võtt oli peale viimast klippi. Just siis viskasin ja unustasin kaamera tööle panna. Seda kummikat midagi viimati püüdsin, aga ma viin selle otsimispulga koju ära, sest sõbralanti mul ei õnnestunud kahjuks leida. Ma olen väga kurb, ma tulen võib-olla sõbraga tagasi. Ja siis järgmine koht, kus te näete klippi, on siis, kui ma kiires voolus autosilla juures olen, kus mul esimeses YouTube'i videos, mis ma üldse olen teinud, mis oli täna hommikul, siis teine oli mingi lõuna ajal ja nüüd õhtul on ka veel üks. Võib-olla niimoodi hakkab iga päev olema, aga jah, esmaspäeval on ju tööpäev, siis nagu ei saa kahjuks. Ma hakkan endale asju niimoodi siin vaikselt niimoodi kokku panema, panen juba koti selga ära. Võtan õnge. Oi jah, see oli küll kähku. See lant kinni, pesen puhtaks selle kähku. Panen selle õnge külge siia külge, selle mitte rõnga, vaid selle, mis rõngast hoiab selle külge. Ja siis võtan selle pulga siit maast niimoodi. Ja nüüd niimoodi lähengi koju ja siis võib-olla sõbraga teen ka mingi, niimoodi tassin seda ühe käega. No seal on mingi pulk. Siis nüüd lähen niimoodi, tagasi. Käin kodus ära, siis tulen tagasi kalale. Ja kui olen jõudnud kalapüügispotti, siis filmin edasi, et järgmist klippi näete kuskil mitte väga kaugel. See on seal metsatuka taga suht. Mingi 500 meetrit võib-olla edasi minna või mingi 600-700 meetrit edasi minna ja siis ongi. Aga jah, näeme siis seal. Ma jõudsin järgmises kohta veskibaar ja lähme sinna taha siis. Siin on. Siin on kala? Ja ma olen saanud. Siit uudmesta? Jah. Haugi või? Ja haugi. Muidu on seal vaata. Seal olen ka, ma täna hommikul käisin seal all YouTube'i videot tegemas, seal all. Seal võttis mitu korda. Ma sain 3 aastat tagasi loo poole. Sain 8 kilosa. 96 senti. Aga muidu on vaata, kui see lähenes peale saarta, see väljaka kurva. Kuid siia alla poole veits. Piks sirge. Poomid on neid ääne. Okei. No nii väike jutu ajamine, aga see oli kiire. No jah. Nüüd ma tahan siis minna kuhugi sinna alla pikal sirgel, pommitada ääri. Olen nüüd sellises kohas veskibaari juures, ütlei pooleli. See mees tuli hästi ootamatult rääkima. Ma olen harjunud juba sellega õnneks. Kogu aeg tullakse rääkima, et nad on kala saanud või kas siin on kala või ei ja nii edasi. Mõned ei usu, et on kala, mõned usuvad. Mul on rohkem see vend, kes usub, et seal, kus mul ennem kala on võtnud, siis seal see kala ka sinna jääb. Ma olen sellise usuga. Aga jah, ma olen siin. See kummilutt, mis otsa jäi, see jäi. Ei nüüd isegi videot pööd alustada kohe, kui mingi rääkimine pihta hakkas. Aga jah, algul mul oli, kui ma alustasin YouTube'i täna hommikul, siis mitu korda seda algust tegin, mitu korda, sest kogu aeg mul oli hirm, et kõik läheb täiesti pekki. Need kõik korrad, et ma ei saa isegi alustada seda videot.
Ja siis lõpuks ikka mingi 15. korra ajal suutsin selle alustada seda. Ja nüüd loobin siin nats veel. Ja siis ma lähen autosilla alt edasi nats. Ja kohe vahetan kummik ära ka. Oi, siin mingi ämblik, tapame kähku ära, et ta mu peale ei tule. Okei, ma tahan siit ära minna, sest siin on liiga palju ämblikke. Ma ei ütle, et ma kardan ämblikke, aga see oli reaalselt suur ämblik. Reaalselt see oli suur ämblik. Mulle ei meeldi suured ämblikud. Väiksed ämblikud, neist on suva, kui mingi suur, see, mida praegu nägin. Need on rõvedad. Vennad on, ma ei tea, kui suured. Täitsa pees lihtsalt see värk. Lähen siia kose peale, tulen ka püüdma korra. Olen ühe haugi kummilutti otsa sellise. Aga jah, unustasin 0,5 peale vahepeal panna, aga suva äkki tuleb. Algus on jah selline valge-punane kummilutt. Pole päris kiirabi. Päris kiirabi ka ei ole. Kui pea oleks punane ja saba valge, ülejäänud keha oleks valge, siis oleks kiirabi või nii, et saba on valge ja pea on valge. Pea on valge ja saba on punane, siis oleks ka kiirabi. Aga nüüd te kuulete võib-olla halvemini. Telefoniga pean ju filmima siin. Vaatan, kas siin väikses augus on midagi. Okei, siin väikses augus ei olnud. Teeme ühe viski siit niimoodi edasi. Vaatame, kas tuleb keegi otsa või ei tule. Võiks nagu tulla. Räägin vähe kõvemini, et te saaksite mu jutust aru. Ma panen uuesti käima, kui kala otsas on. 5 minta proovisin, aga ei tulnud kedagi. Otsa ega ei jälitanud. Nüüd me saame koos kõndida sinna kaugele. Siit seina äärest ei taha minna tavaliselt, kui ma ei filmiks ega seda telefoni hoida poleks keha ümber, siis ma saaksin minna, aga tuleb suht kõht panna sinna vastu. See ei ole see, ma paks olen, lihtsalt see koht, kus sealt kõndida on väga selline peenike, väga ketši värk, et natuke komist, siis kõik on pekkis, kukun mingi madalasse vette, kus on palju kive ja see ei ole tore. Või mingi auto tuleb, sõidab siia sisse. Oota, lähen vähe kiiremini siis juba. Vähe kiiremini, oota. No nii. Nüüd ma ei jää äkki ette talle. Võib-olla ei jää ette. Oi, tuvi. Tuvi lendas. Kus tuvi ei siia sai? Tuvi see tavaliselt ei ole siin. No tegelikult on. Mina valetan siin. Tuvid on igal pool siin Kohilas. Suhteliselt igal pool. Vaatame, kas sessa viskaga, siis tuleb kala otsa ka või? Ma jälle näe siin. Siin on mu täna hommikul teine spot oli see siin. Koht, kus ma praegu püüan. Olen siit enne päris suuri hauge välja tõmbanud. Nagu no joke. Ma olen. Siin on vetikaid ka päris palju nagu. Natuke raske on nagu niimoodi püüda siin. Kui mingi 2 kiili siin mingi üksteise peal on mingi paarid tuvas. Või mis iganes, kuidas iganes seda kutsutakse, mis need kiilid üksteise küljes teevad. Ma olen lihtsalt kalamees. Mind selline asi väga ei huvita. Mind huvitab rohkem kala saamine. Ja ma ei imesta, kui siin kala ei võtta. See on arvan viimane koht, kus ma püüan ka. Ma ei tea veel. Võib-olla on. Kurat, teisel pool kaldal
Oi kurat, see lendas sealt mulle peaaegu näkku. Pean vähe ettevaatlikumalt olema siin. Loodame, et tuleb kala ja võtab mul seda lanti. Tahaks nagu kala saada. Oleks norm, kui tuleks kala otsa. Väga norm oleks. Nagu väga norm. Ma proovin nagu kala saada. See pole lihtsalt väga kerge. Siin spinninguga on kergem püüda näiteks. Aga see tõng on väga palju raskem. Proovime vaatama, kas nad jõnksutades tahavad siis seda lanti. Aga ma ei tea, kas tahavad või ei taha. On nad kodus üldse või ei ole. Võiksid olla nagu. Lähme kõnnime edasi siis nats. Siin on kõrvekaid ka päris palju tegelikult. Lähme kõnnime edasi, siis on ühte kohta, kus mul vahepeal kalad võtab, vahepeal mitte, vahepeal võtab 50-50, noh. Kui võtab, siis olin õigel ajal õiges kohas, kui ei võta, siis olin valel ajal vales kohas. Ma sain just kõrvekalt natuke sellist sutsti. Näen, nüüd kõnnin jälle vees. Ma loodan, et ei kuku nagu esimeses videos. Ühes kohas kukkusin. See ei olnud väga tore. Seda on lihtsalt teile halvem. Ma tean, teised YouTuberid kukuvad ka palju. Haug, näete, haug otsas, haug. See on päris suur isegi. Päris suur haug. No, anna lõpused siia, et saaksin siin paremini nagu niimoodi. Kurat, anna nüüd lõpused siia nüüd. Oi, sa tahad hüpata. Näe, tuli ära ka. Selline ilus kala. Oi, kurat, see vend tahab hüpata siin. Kurat, see vend on nii libe. Ära ei. Kurat, see vend hüpleb nii palju. Ära hüppa. Oi, kurat, näete, kuidas see vend hüppab või? Kurat, tal on hambaid nii palju siin suus. No selline haug. Ei viitsi mõõta mingi 48 on umbes. No laseme ta tagasi siis. Aga esimene haug täna vähemalt. Laseme niimoodi vastuvoolu minna. Mine kala. Oi, see vend läks päris kiiresti. Oota, ma pesin käsi. Siit niimoodi pritsis mind natukene. Nagu jah, vähemalt kala käes täna. Seda kodus selle kaadri ma jätan meelde. Sellel kanalil esimene kala. Siit võib üks veel tulla vabalt. On küll tulnud siit niimoodi mitu tükki niimoodi jutti. Tal küll üks kala tuleb ja siis teine. Niimoodi on väga palju mul juhtunud. Tuli sealt niimoodi kivi tagant. Loodan, et on oli hästi näha, kuidas ma võiklen selle kalaga. Siis mul endal oli näiteks selline raske vaadata. Kus see kala tuli ja nii edasi. Mul endal oli näiteks selline rõve vaadata. Kaameras korra ta ürita. See oli just see hetk, kui ma mõtlesin, et panen kaamera kinni.
Aga ma arvan, et siin nagu võib ikka proovida korra. Okei, siin kala ei võta. Astume siia niimoodi. Aga vähemalt kala täna. Väga hea, väga hea. Hea töö. Pole feilinud tänast päeva. Ei ole feilinud. Siit pikast roost ma olen kivi peal ja see on juba kõrgemal kui mu põlved. Te näete, kus mu põlved on. See on mul mingi kottideni välja. Kähku läbi ma ei tea, kas oli kõrvekaid või on. Vähemalt ma ei tundnud. Vähemalt ei tunne kõrvekaid praegu. Aga ma näen siin teisi asju, mis on hullemad kui kõrvekas. Kala vähemalt. Päris väike, et oli raske lõpust tagant kinni võtta. Oleksin muidu lõpust tagant kinni võtnud ja siis tegelenud selle vennaga. Ja juba see vise jõudis perse minna. See vise, mis siin on. Üritan nagu veel kala saada täna. See oli suht suur isegi, see kala. See on ühte teise. Okei, see oli päris halb koht seal. Ma üritan nüüd uuesti siit sammast ees saada midagi. Okei, võta siin sammas ees. Lähme nats edasi. Siin see koht siin on täiesti mõttetu. Tegelikult me läheme tagasi sinna autosilla alla suht. Mingi 48 tundus kaameras, tundus palju väiksem tegelikult oli päris suur. 48 umbes, 45, 48. Tundsin ta hambaid juba näppu minemas. Et jah, kui ma täna veel mingi saan ja võtan kurat mokas kinni tal, siis Verdla peaks hakkama jooksema, siis nõrga närvilistel mitte vaadata. See ei ole väga tore, need, kellel veri ei meeldi. Ehk siis mu suurõde, ta väga ei tahaks siis seda vaadata, seda klippi. Aga kala vähemalt. Oleme siin autosilla all. Vaatan, kas siit tuleb kala. Selle komboga ka pööd esimene kala. Okei, selle komboga on ennem kala saadud, aga mitte selle lainiga. Põhimõtteliselt jah, selle komboga esimene suht kala. Vetikad. Vetikad on need, kes võtavad siin. Vetikad ja need ei ole väga väiksed vetikad. Need on vetikad palju kurat küll. Proovin siis sinna poole visata. Just tuli haug võttis seda. Just haug tuli võttis uuesti. Kas tuleb teine kala ka veel kaadrisse? Tuleb teine kala ka kaadrisse. Tuleb teine kala ka. See tundus suurem olevat. Ma loodan, et seda võttu oli näha, aga ma arvan, et see kala enam ei võta. Aga ta võib. Ma ei tea, võiks võtta. Tahaks nüüd kala kätte saada, siis juba teine kala täna. Ja miks kolmanda video ajal hakkas kala võtma. See on neil mingi hea aeg, et siis niimoodi võtab nagu kala või mis asja toimub. Okei, see kala enam ei võta millegi pärast. Proovin ühe viske veel siis. Aga ma arvan, et see vend läks sinna peitu tagasi. Aga jah, lähme siis edasi natuke. See kala enam ei võta. Oi jah. Proovime siin siis. See oli isegi suurem kala, mis mul ennem oli otsas. See võis lausa 50 olla. Nägin ta seda korda sätendust. Lahe. Kala võtab. Ei olegi täna ilma kalata. Aga oleks mind otsa ka jääda.
noh, jah, 12 minutit filminud ja peaaegu 2 kala saadud, üks on kindlasti saadud, aga teist oli raske juba. Teist oli juba vähe selline raskem nagu kätte saada. See on vetikad küljes ja ma ei imesta, et see kala ei taha seda enam. Üritan mitte vetikaid külge saada. Ja muidugi täpselt vetikatesse läks ju. No Essa-Vise see läks ka päris palju vetikatesse. Aga vetikaid ei jäänud siis külge. No. Kurat, mul lendab niimoodi sellest kohast üle, kus see kala võttis. Mingi selline imelikud rõvedad pehmed vetikad jäävad külge, mis kui ära hakkad võtma, siis on nagu rõve. Nüüd on nagu kala kätte saada. Ei viitse enam kätega võtta, pekstes saab ka hakkama suht. Oi, see otsustas siin natukene sõlme minna. Oi, see aug tegi tamiilile natuke halba. Oi jah, siin tuleb nüüd uus sõlm teha. Aga ma arvan, et tänaseks on kõik, et kala on juba saadud. Tegelikult ühes kohast on veel ära proovida. See väike kraav siin ka veel. Siin ta on ka veel korra proovida. Siin võtab ka vahepeal kala. Kui sul veab, siis kala võtab siin. Ja võib ka päris suure landil otsa tulla. Ta peab lihtsalt tahma seda siis. Ossa, kurat, ma kukkusin praegu. Oi, seda ma pean pärast enda EMS-ile näitama, kuidas ma kukkusin praegu. Oi, jah. Libisesin siit alla. Oi, see oli küll lõbus. Käsi lihtsalt palus, väändasin käe natuke välja. Suva see saan hakkama. Elan üle. Ma olen juba mingi suht suur poiss tegelikult, et jah, ei peaks kartma seda kukkumist. Saan EMS-ile öelda, et vaadaku mu seda viimast videot, mis ma olen teinud lõpu poolt rohkem. Oi, mingi haug on ujus siit ära praegu. Pardid olid just siin sammas ja siis haug oli selle pardi tagant pardi juurde ujunud. Ma loodan, et selle võtt oli seal tagapool näha. Teisel pool see sild oligi see koht, kus mul kala võttis. Loodetavasti mul tuleb siit alt kala otsa. Võikles päris tugevasti, ma ei tea, kas sidurit tuli. Nahkkiir. Praegu siin allus nahkkiir. Nahkkiir ujus siit ära. Ujus ei lendas ära. Vastu seina lendas, siis seina pealt lendas vette, siis veest tegi lutsu. Aga jah, tundub, et nüüd on kõik lõppenud. Lõpetan siis tänase püügipäeva ära. Ja vaadake, mis see vend tegi. Võttis pea endaga peaaegu kaasa. Neid jälgi ennem ei olnud siin. Need olid eespool olevad, tulid sellest kalast. Vaadake, mis see vend tegi. Vend võttis igale poole selliseid jälgi. See on mul kogu aeg olnud hea haugilant. 3 aastat ja on hea haugilant olnud. Väiksel ühel, kes on mingi 9, tal ostis ta isa, kes on mu kasuõde, ostis, see isa ei ole kasuõde, ei, mitte see nii. Kasuõe isa oli ostnud talle ka samasuguse ja kasuvennal oli ja mul oli ja endal oli, aga mul lendas ära. Hauks ära selle ja siis läks suht kõik perse, et jah, nagu te näete, ma hakkan ära minema vaikselt juba siin sõidan niimoodi. Sõidan juba
sõidan ära juba nagu vaikselt. Oota, ma jään seisma, mul on vaja telefoni ära panna, kui ma lõpetan filmimise, aga jah. Võtan telefoni juba siit küljest ära. Sellise komboga siin niimoodi püüan, lühkadega olen. Selline kraav. Siin ei võtnud, siin on mingi vana asi. Seal taga võttis. Seal võttis. Ja seal teisel pool kuskil. Ja täpselt ma näitan sinna suuna, kus ma ennem püüdsin seal taga. Teisel pool seda, siin on kellegi maja, noh. Näe. Veskibaar. Veskibaar. Aga jah, kasuõde ootab ka millegi pärast muud videot, noh. Nägu ma näitan võib-olla alles mingi 2 nädala pärast hakkan alles nägu näitama võib-olla. Võib-olla ei näitagi. Ma ei tea, te võiksid kommentaaris teada anda, mis kalapoodi minna ja mis lante siis sealt osta. Milline on kõige parem suurele haugile, millega saab igal pool püüda, isegi sellises kohas siin. Aga siin on väiksed augud, et ma saan ükskõik mis landiga siin püüda. Ja. Pange subscribe ja like, kommenteerige, mis kalapoodi ma võiksin minna ja kuhu ma võiks järgmisena minna kalale. Kohilast välja võin Alesti järve äärde ka minna kalale või kuhugi sellisesse kanti või isegi Tallinnasse kuhugi või mere äärde Tallinnas. Aga jah, pange siis subscribe ikka ära ja like ja andke siis kommentaarides teada nagu ikka. Näeme siis homme võib-olla. Okei, homme näeme uuesti siis. Homme tuleb uus video siis välja. Head aega!